Head kuulajad, meie kõigi aeg on piiratud. Sellest hoolimata me januneme teadlikult või alateadlikult täiusliku tuleviku järele. Isegi siis, kui keegi ei saa meile kinnitada, mis sellel tulevikul meie jaoks varuks on. Ning samas teadmata ka oma täpset kestvusaega selles tulevikus. Selles teadmatuses on üsna kerge lüüa oma unistustele käega. Kahandada oma vastutus peaaegu olematuks ning anda end parasjagu kehtivate olude meelevalda ja lasta just neil oludel voolida meist olemise hääletud pantvangid. Ometi ma usun siin teie ees seistes, et inimestena oleme me suutelised märksa enamaks. Meil on tallel andeid ja võimeid, mida all argipäev küll tihti sihikindlalt maha suruda üritab. Eestlase olemust kannab paljuski leiba luusse laskva karjapoisi mentaliteet. Ega see karjapoiss oma karjakuningana ju suurt midagi õieti teha ei viitsinud. Laulis laule, puhus vilepilli, lasi rohututil silmalooja ja võib-olla ehk ka unistas ajalt kättesaamatust paremast elust. Aga missuguses olukorras me täna oleme? Kas me oleme ka muust maailmast ära lõigatud vallatud tegelased või on meie ühisolemises koitmas millegi uue algus? Üha tehislikumaks muutuva keskkonna juures on üks suur miinus. Ideaalseks inimeseks saamise, olemise ja kohanemise õpetust ei ole meile kaasa antud. Aga sellisel käitumisjuhisel oleks üldse erilist minekut, kui ühiskond ja inimene on kogu aeg pidevas muutumises. Võiks, et peaaegu juba käega lüüa, kui ei ihkaks tuleviku inimeselt suuremat avatust, märkamist ja osavõttu. Vabadusvõitleja kunstnik Heinz Valk on oma 1988. aasta draakoni aasta taasiseseisvumise laines peetud kõnes oma rahvale välja õiganud, mällu sööbinud kuldsed sõnad. Ükskord me võidame niikuinii. Kõlab kui julge väepealiku sõjahüüa ja teeb hinge veel tänagi eriliselt soojaks. See sõnum ongi loodud mõjuma ju meie hingele, andmaks meile lootust ja sihikindlust ning väärtustades meie ühisolemise ja märkamise jõudu. Isegi siis, kui vabadus on parasjagu kätte võidetud, jääb alati eesmärke, mida püstitada ja võitlusi, mida üheskoos pidada. Aga naskem nüüd kiirelt hetke, kus me täna viibime. Me oleme vabad, mitte vaid meeletult unistama, vaid samamoodi ka oma unistusi täide viima. Me oleme üheskoos astunud päris suure sammu ja mitte selleks, et kellegi pillimängu saatel end unenägudesse kaotada. Kas vabaduse võitmine tähendab ideaalide nimel võitlemise lõppu, sihitud kulgemist, näilikku rahulolu ja leppimist asjadega, mis haiget teevad ja millest aru saama suuteline ei ole? Nüüd teen ma teie ees midagi, mida Heinz Valk Tallinna Lauluväljakul oma kõige süngemas unistuses poleks sööndanud ette võtta. Ja mida ma ka ise pole varem avalikkuse ees julgenud teha.
selle tõlgendamisruumi pakkuma minuti jooksul jõudsite ilmselt mõistatada, hukka mõista, aga ma tänan, et lahkuma veel ei asunud keegi. Ei ole ju sugugi ratsionaalne, et inimene, kes on tulnud kohale ja püüab oma mõtetega teisteni jõuda, ootamatult neile selja pöörab ja neil vaid oma kukalt silmitseda laseb. Ma võin kinnitada, et selle minu jaoks ja ma arvan ka teie jaoks üsna pika minuti kestel võitlesime me kõik omamoodi ebamugavus- ja piinlikkustundega. Mind isiklikult piinas eelkõige see, et ma sellise mitmeti mõistetava signaali saatmisega üldse teie ees hakkama olen saanud. Oli, mis oli, see on nüüd juhtunud ja nimetagem seda lihtsalt vaikivaks hädakutsungiks. Mul on põhjust tõepoolest teie ees äsjase eest vabandada ja võib-olla oma käitumisviisi teie ees põhjendada eelkõige tunnetega sellest, mis meie ümber toimub ja mida me igapäevaselt kogeme. See, et ma selliseks sammuks üldse suuteline olin, on kinnitus eelkõige sellest, et ju ma olen seda varem oma elus teinud. Ju minuga on ka seda tehtud. Ja ju ma näen, et seda tehakse ka minu ümber. See peegeldus oli kindlasti ebamugav, sest üheskoos oleme me ju täna maailma lahutamatuks osaks ning meil puudub igasugune adekvaatne põhjendus omavahelise üleoleku demonstreerimiseks. Mitte miski ei sunni mind praeguses hetkes pöörama paremale või vasakule, ega kindlasti mitte kohe ka ümber. Kui ma olen loonud oma meele, silmade ja südamega sideme just teiega. Igasugused muud väärkujutelmad ja õigustused tunduvad põhjendamatud, sest inimese ülesandeks pole leida parimat lahendust teist inimest eiravaks ja tühistavaks möödumiseks. Nobelist Doris Lessing on oma 1985. aastal peetud loengus, kui tulevikus meie peale tagasi mõeldakse, esitanud ühe juhtumi, kus teise maailmasõja lõpul mõisteti inimeste poolt surma üks puu. Seda puud seostati ühe vastuolulise kindraliga. Ja kui see kindral oli rahva ühise hukkamõistu pälvinud, mõisteti see puu inimeste poolt pühalikult süüdi ning hukati vaenlasega koostöö tegemise eest. Ma võin teile kinnitada, et selleks ei ole just vaja endise süüdistaja taipu, et aru saada selles just teile esitatud loos inimkäitumise primitiivsest ja barbaarsest olemusest. Lessing ise soovitab sellistele lugudel suuremat tähendust andes inimestel mõelda, kui sageli ja millisel määral valitseb meid nii üksikisikutena kui ka grupina meie metsik minevik. Kas minu äsjane seljapööramise aktsioon on võrreldav selle puu maharaiumisega? Ma julgen nende teguviiside sarnasust jaatada ning laiendada piiratust varem esitatud aja kontekstist ka inimkäitumise oluliseks komponendiks. On see ju nagu alistamatu viiruse tüvi, mis järjekindlalt elujõulisena püsib ning mida pole õnnestunud vaigistada või isegi hävitada kaasaegsetel teadusimedel. Ma pöördun väikese Frangi poole.
Frank on kõiki kutsunud meid alates reedest siia väljakule. Ja Frank on öelnud ka seda, et ta kuulab hoolega kõigi kõnesid ja ta tahab kuulda häid õpetussõnu tuleviku tarbeks. Väike Frank, kes tänast kohtumist siin mõtteisse vajununa kuulab, mõtleb minu jutu peale, et äkki ongi parema tuleviku võitmiseks lahendus leitud. Tuleb luua üks enneolematu vaktsiin, mis muudab inimese mõistlikuks ja tasakaalukaks olendiks ja annab igasugusele piiratusele juba eos surmava hoobi. Nii jääksid ju need puud maha raiumata ja võib-olla ka inimesed oskaksid oma käitumist rohkem kontrollida. Aga Frank, nii väga, kui ma ka su esimene patsient olla ei sooviks, ei suuda ma seda vale siin kauem õhus hoida. Selle imerohu loomist ei saa panna ei sinu ega teadlaste õlgadele. Selle süstimine või muul viisil manustamine ei lahendaks meie maailma kõige ürgsemaid muresid. Piiratuse väljajuurimise võiks liigitada üheks meie utoopia lähteülesannetest, millega kutsume üles nii oma mõtetes, sõnades kui tegudes rohkem kaalutlema ja ajaloo halbadest õppetundidest tarkusi omandama. Kõik ikka selleks, et tulevikus ei esitataks sarnaseid primitiivsuse näiteid meie arvelt. Poleks meil ju siis ka end millegagi õigustada, isegi kui me seda veel seal kunagi teha saaksime. Nähtustest osa saamise ja inimesele kaasa elamise võimet saab ühes lõputult arenevas ühiskonnas ainult inimeste endi poolt juurde tekitada ja soosida. Näitleja ja lavastaja Juhan Ulfsak on oma 2019. aasta teatripäeva läkituses osundanud vajalikkusele teha teatud olukorras inimestel seakisa. Ja kui te mõtlete, mis see olukord on, siis see ei olegi midagi väga erilist. See on olukord, kus meist vähemalt ühele liiga tehakse. Ja vastupidisel juhul pidi või siis pidavat meid hauani häbi saatma. Seda möödavaatamise keeldu oleme kohustatud meeles pidama. Ja oma poolt annaksin sellele äsja lausutud mõttele hoogu selliselt, et mitte ainult liiga tegemisele ja ülekohtule ei tule vastu hakata, vaid sellist ohtu tuleb juba eos üheskoos ennetada. Ikka inimvõimete piires, ikka märkamise, empaatia ja kohaloluga. Peame olema võimelised ühiskonnas saavutama sellise usaldusastme, et mitte meie varjatud ihad ja tagasilöökidest tingitud meelepaha, vaid just siirus, huvi ja aktsepteerimine suunaksid nii meid meie otsustes kui tegudes. Ehk laiemalt kogu meie kulgemises ja maailma kogemises. Võime tunda oma pereringis, oma linnas või külas, oma töökohas mõnikord üljatuna, üksi jäetuna. Võime kogeda üljatuse ja võõrandumise tundeid. Võime olla kaotanud usu poliitikasse, aususesse, võrdsesse kohtlemisse. Need on märgid, mis viitavad sellele, et meil on selg pööratud. Meie usaldus on kaotatud. Või oleme sellega ise hakkama saanud. Inimestena oleme võimelised seda nõiaringi muutma ja ka ohvri staatusest välja rabelema. Kujutluspiltidega õnnetundest ja rahulolust iseennast ja end ümbritsevat paremaks muutva. Me kindlasti ei pea rahulduma maailmaga, kus saame ühe minu lapsepõlve vastutustundetust joonisfilmi kangelasest jänkupoisi suhtumist evida
ja öelda halvasti tehtud asjade peale käib küll. Ma arvan, et tuleb leppida oma võimetusega igaviku ees. Kuid oma kõikvõimsusega saame muuta olevikku ja luua seeläbi parema tuleviku. Kas ei peaks just sellisest minu poolt lausutud postulaadist lähtuma üks elu väärtustav üksik indiviid? Kas ei peaks sellest mõttelaadist end liigutatuna tundma iga mees ja naine, iga isa ja ema, iga poeg ja tütar? Kas ei anna selline tegutsemisvabadus piisavalt usku rutiini ja aeg-ajalt kimbutava talumatu olemise murdmiseks ja kõrvale heitmiseks? Valus kahetsus tegemata jäänud asjade ja tundmata jäänud tunnete pärast on inimest tema üksinduses kimbutav, hirmutav kaaslane, mis hoiab teda eemal nii tema enda kui teiste aktsepteerimisest. Kas ei hoia see sundseis siis ka mõtet, sõnumit ja häält varjusurmas? Kas ei ole ettemääratuse ja eelarvamuse müütide osas aeg nende kõrvale lükkamiseks? Kas ei ole võimalik tulevikus oma tegevuste eeldustena lisada enda omale ka teiste heaolust samaväärne lugupidamine ning kas ei ole omamoodi päästerõngas kibeduse varjust? Esseist ja keeleteadlane Fanny de Sievers on 2006. aastal antud intervjuus Vananemine on seiklus esitanud inimese võimetest ja tajudest minu tänast sõnumit illustreerivad ja üsna tabavad lood. Nimelt ühel Rootsi reisil avastas ta koos kohaliku kaaslasega jalutuskäiku tehes ühe erilise vaatepildi. Keset skääri kasvas ühe kivi otsas suur mänd, kusjuures maa pinnast polnud selle puu all peaaegu et ollagi. Ta polnud sellist asja näinud ja ta jagas oma imestust kaaslasega. Ja see kaaslane tunnistas, et tema poleks seda üldse märganud, kui sellele poleks osundatud. Sieversit halvas seepeale jube tunne, et inimesed on silmad peas ja ta näeb ja ometi ta ei näe. Sievers jõudis seeläbi veendumusele, et kui märkad maailma rikkust, kas või seda, kui kahe kivi vahelt kasvab sinu aias välja võilill, siis peab alati olema keegi, kes võtab vastutuse ja seletab, miks see võilill tähtis on. Sest päris üksi ei ole me suutelised selliseid asju õppima. Kõik kohtumised on Sieversi arvates tähtsad, kui inimene oskab kuulata ja vaadata. Kuid inimene kipub neist tihti tähelepanu juhtimiseta mööda sammuma. Seega saab inimest edasi aidata, juhtida vaid teine inimene, mitte käitumismanuaal. Need veidi muret tekitavad, kuid samas lootust andvad tähelepanekud puudest ja lilledest aitavad sammu lähemale isikustamata inimesele kaasa antud loomuse omaduste ja võimete mõistmiseks. Ma soovin selle juures, et ka tulevikus oleks pinnas, viljakas, esmapilgul märkamatuks jäävate imede sünniks. Et meile jaguks kaaslasi, kes on oma missiooniks võtnud teiste abistamise ja mitte abistamise üle tee liikuda, vaid teiste abistamise kuuljaks ja nägejaks saamisel. Et erakordsust inimeste ja ümbritseva kordumatuses jaguks just sellises koguses,
et suudaksime selle tekke- ja olemislugu iseseisvalt märgata, mõista ja seda kaitsma õppida. Et inimese väärikas olemine, looduse erakordsed imed ja kunstniku kordumatud saavutused tabaks isegi esmapilgul nähtamatut, aga alati viljakat pinnast. Et vabadus tähendaks alati vastutuse tundmist ja võtmist igaühe eluõiguse, olemise ja märkamise eest. Aga päris lõpetuseks ma tahan pöörduda jällegi sinu poole, Frank, kes sa ootad häid mõtteid. Sa oled elanud juba 6 aastat ja mõni nädal sinna peale. Ja sa ootad, nagu ma ütlesin, Paide teatri poolt püsti pandud aktsioonilavalt igal õhtul ärksaid mõtteid oma tuleviku suunas. Iga õhtu neist 33 saab kindlasti olema omamoodi märgiline, kõneleja või kuulaja või sinu enda seisukohast. Aga kõige olulisem on see, et mina tänase kõnelejana kannan vastutustunnet lisaks kõikide kuulajate ees ka sinu ees. Ma saan sulle omalt poolt lubada, et kui ma oma kaanet kokku panen ja siit minema kõnnin, siis ma lähen oma unistusi ja mõtteid teoks tegema. Ja ma loodan oma teel kohata palju samasuguseid inimesi. Just selliseid inimesi, keda ei hoia tagasi ei ülbus, omakasu ega võimuiha. Ma soovin väga seda tulevikku väetavat rada kõndida ja oma meeled avatud hoida just nii kaua, kui mulle selleks aega on antud ja kui sina, Frank, asemele astud. Ma luban sulle veel ka seda, et ma üritan selle aja jooksul sealt lubatud rajalt mitte kõrvale kalduda. Kas või juba sel eesmärgil, et kui sa ühel päeval oma mänguasjad nurka otsustad visata ja edasi asud rändama, oleks turvalisem ja usaldavam maailm sind ees ootamas. Et möödavaatamine ja ärapööramine ei kahjustaks sinu olemist. Ja sa võid mulle julgelt tuletada seda meelde just sel hetkel, kui sind alt vean ja me võime asuda koos maailma paremaks muutma, sest koos kukub see alati parem välja. Aitäh, Frank, et mõjud inspiratsiooniallikana. Aitäh teile, head inimesed, teie eest ja nimel ühinen meie ühises ajalikus olemises fännide Sieversi soovitusega vaimustuda elust. Aitäh!